Ikka tuleb ette selliseid olukordi, kus oleks vaja mitme failiga korraga tööd teha. Ühes failis midagi sisestada, teisest failist midagi vaadata. Selline mitme failiga töötamine on minu meelest Office'i programmides väga hästi lahendatud. Tööakende paigutamiseks vajalikud käsud asuvad Excelis View nupu ribal ja tuleb vaadata siis seda Window tööriistade lahtrit ja täpsemalt siis minna Arrange All käsu alla. Kõigepealt tuleb loomulikult huvipakkuvad failid avada ja sellel käsul vajutades laseb siis Excel sul valida, mismoodi sa tahad oma faile siin Exceli aknas näha. Kas nii-öelda kuhjas või vertikaalselt oleksid need failid paigutatud horisontaalselt või nii-öelda plaadituna. Vaatame kõik need 4 varianti läbi. Võtame selle esimese ja ütleme OK. Näete, kõik minu 3 faili, mis mul lahti olid, on siis nüüd mahutatud siia ühte Exceli aknasse ära. Kui mulle selline paigutus ei meeldi, siis loomulikult ma saan siit servadest kinni võttes liigutada oma aknaid vastavalt oma vajadustele. Ütleme, et ma tahan, et need parempoolsed aknad oleksid mul natukene laiemalt näha kui vasakpoolne fail. Ja nüüd saangi ma kõikide 3 failiga korraga tööd teha ühes ja samas Exceli aknas. Kord lähen ühte faili, kord lähen teise faili, kord kolmandasse. Kui mul selline failide paigutus aga ei meeldi, jällegi vajutan Arrange All, vaatame, mismoodi näeb välja horisontaalne paigutus. Selliselt paigutab Excel siis failid horisontaalselt. Jällegi Arrange All, proovime vertikaalselt varianti. Kõik mu 3 faili on paigutatud püstipidi. Ja viimane kuhja meetod paigutab siis minu töölehed kõik üksteise otsa, kus siis on näha aktiivselt küll ainult üks fail ja teiste failide nägemiseks pean ma siis nendel tiitelribadel vajutama, siis näen ma tegelikult selles vaates korraga ainult ühte faili. Kui ma tahaksin aga sellest mitme faili korraga vaatamise režiimist välja minna, siis ei pea ma mitte midagi muud tegema, kui lihtsalt ühel nendest failidest vajutama siit ülevalt paremast nurgast suureks tegemise nupul. Aktiveerub ainult üks nendest failidest ja teised enam ei ole selles konkreetses Exceli aknas lahti. Ja sellised olidki siis võimalused mitme faili korraga vaatamiseks Excelis.